sõjal on väga laialdane mõju keskkonnale laiemalt, aga ka kindlasti kliimamuutusele. Nii sellele, et üldse hoida üleval sõjaväge ja nii-öelda seda sõjaapparatuuri, hoida seda sõjamasinat kas siis valmis või käigus. Juba see ainuüksi võtab omajagu fossiilkütuseid, et need masinad saaksid liikuda, võtab erinevaid materjale, on üldiselt hinnatud, et umbes 5,5% maailma nii-öelda siis globaalsest kasvuhoonegaaside heitest tuleneb osaliselt või otseselt siis sõjavägedest ja sõjategevusest. Ja arvatakse ka, et nii-öelda laiemas kontekstis seda on keeruline täpselt öelda, sest ega me ei tea kõikide baaside ja piirkondade täpseid mõõtmeid ja asupaikasid, aga kuskil 1–6% siis maailma nii-öelda sellisest pinnast on ka sõjaväe baaside all, nii et see on tegelikult üsna suur mõju, mis lihtsalt puhtalt juba sellest tuleneb, et seda nii-öelda võimekust hoida ja võimekust arendada. Aga ütleme selliste aktiivsete konfliktide puhul võib see samamoodi olla üsna varieeruv, sellepärast et konfliktid võivad olla väga-väga intensiivsed ja väga lühiajalised, mis täpselt samamoodi siis läbi kütuste kasutamise või ka läbi selle nii-öelda hävingu, mida sõjategevus toob, siis seda kasvuhoonegaaside heidet põhjustab. Samal ajal võib ka olla väga nii-öelda pikkasid sõdasid või konflikte, millel on väga madal intensiivsus ja sellel on väiksem, et kui tuua konkreetne näide, siis hinnatud on, et Ukraina sõjaline siis see olukord ja Venemaa sissetung alates aastast 2022 on kuskil 230 miljonit tonni CO2 õhku paisanud, mis on umbes võrreldav Austria, Slovakkia, Ungari ja Tšehhi kombineeritud siis sellise aastase kasvuhoonegaaside heitega. Nii et see mõju kliimale kindlasti on olemas. Ja see ei ole ainult see nii-öelda otsene konkreetne mõju, mis siis selle tagajärjel tuleb, vaid oluline on ka silmas pidada seda, et mida rohkem on aktiivseid konflikte maailmas, mida rohkem on nii-öelda riikidel vajadust üles ehitada oma kaitsevõimet ja sõjavägesid, mida rohkem investeeritakse sinna, seda vähem on valmisolekut, seda vähem on ressursse panustada sellesse, et seda nii-öelda kliimamuutuse probleemi laiemalt ära hoida. Et me näeme ka seda, et just peale Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on ka globaalselt selline suurem kliimaambitsiooni aeg justkui läbi saanud, et riigid on pigem vaatavad sissepoole, vaatavad kaitse poole ja vähem lubavad pikas perspektiivis tulevikuks siis selliseid ambitsioonikaid kliimaeesmärke. Seda, kui kaua võtab aega keskkonnal, et sõjast taastuda, on väga keeruline täpselt öelda, kuna mõned asjad on võimalik lahendada mõne aastaga. Taas ehitada hooneid ja selles kontekstis ehk siis selline positiivne asi, mida selle kõige negatiivse kõrval nagu vaadata saab, on see, et teatud mõttes need uued hooned näiteks saab ehitada keskkonnasõbralikumalt, väiksema kliimamõjuga ja selles suhtes ka seda keskkonna aspekti arvestades. Aga just nii-öelda kahju eluskeskkonnale võib olla ääretult pikaajaline seetõttu, et maa-alad, mis näiteks mineeritakse, mis seetõttu ei ole kasutatavad mingil muul võimalusel või mingil muul viisil, nende alade demineerimine võib võtta aastakümneid, täpselt samamoodi kõik see nii-öelda ökosüsteemide laastamine, mida näiteks suurte taristute lõhkumine nagu Kahovka veehoidla tammi lõhkumine Ukrainas, mis ujutas üle, mitte ainult siis otseselt see, et uputati loomad, vaid ujutati üle näiteks metsaökosüsteemid, et selliste protsesside taastumine võtab aastaid, kui mitte aastakümneid. Ja selle kliimamõju tagasitegemine, et senikaua kuni maailm siis seda kasvuhoonegaase juurde toodab ja ei suuda atmosfääris tagasi siduda, et seda me ei pruugi veel väga pikka aega üldse suuta nii-öelda tagasi pöörata.
üldiselt on vähemasti NATOs ja ka tegelikult Euroopa Liidu kaitsetööstuses, kaitsevaldkonnas eriti seal umbes aastast 2019, kui Euroopa Liidus roheleppe tuli ja tõesti algas selline tugevam keskkonna- ja kliimapoliitika arendamine, tegelikult on ka kaitsetööstuses mõeldud selle peale, et kuidas tagada see, et see nii-öelda üldine keskkonna jalajälg oleks väiksem. Alates siis sellest, et kuidas ringmajanduse aspekte sisse tuua, et me taaskasutame neid materjale, kas või lihtsalt kangaid, millest tehakse vorme ja kõike muud. Et selliseid projekte on olnud, on kaitsetööstuses nii-öelda relvade ja sõidukite arendamisel mõeldud sellele, et mis võiksid olla, ühest küljest see, mis on keskkonnale hea, on ka lihtsalt tõhususe mõttes hea, et mida energia tõhusam miski on, seda vähem selleks kulub, mida nii-öelda väiksem soojuskadu ja heide nii-öelda näiteks läbi sisepõlemismootori, kui sa suudad selle asendada mingi tõhusama mootoriga, mis vähem kuumust tekitab, siis ta on raskemini ka nii-öelda siis nende detekteerimisvõimalustega, mis kasutavad kuumust, on raskemini leitav. Ühesõnaga, et on otsitud päris palju selliseid kohti, kus oleks võimalik läbi siis nii-öelda selle keskkonnatehnoloogia ka seda nii-öelda sõjatehnikat siis tõhusamaks muuta. Ja mingil määral see on ka jätkunud ja ka Euroopa Liidus praegu käivad arutelud, et kuidas siis kasutada nii mõlemat pidi, et kuidas teha sõjatehnikat keskkonnasõbralikumaks ja kuidas kasutada siis keskkonnasõbralikumat tehnikat sõjapidamiseks, et need arutelud on, aga lõpptulemusena kui me räägime laialdaselt sellest, et mis on inimtegevus eri vormide mõju keskkonnale, siis sõjategevus on üks laastavamaid ja see lõpuks läheb välja selleni, et sa võid küll nii-öelda pikas perspektiivis planeerida ja mõelda seda, et kuidas muuta seda keskkonnasõbralikumaks, aga see ei tähenda seda, et nii-öelda seda viimasel hetkel, kui ennast on kaitsta vaja või vaenlast rünnata, siis lõpuks minnakse ikkagi selliste jõhkrate meetodite peale, mis seda keskkonda laastavad. Ja seal on ka selliseid nii-öelda aspekte, millele me ei mõtle väga palju. Kas või see, et alati kaasneb mingi selline metatasandi häiring. Ma olen kõige rohkem kursis Ukrainaga, sellepärast ma seda näidet kõige rohkem toon, aga samamoodi, kuidas sa kaitsed loodust, kuidas sa kaitsed elurikkust, kuidas sa nii-öelda arendad keskkonnapoliitikat, kuidas sa teed neid kõiki tehnilisi keerulisi asju, kui need eksperdid, keda sul on vaja, on rindel või siis on pidanud oma kodudest põgenema, et enda elu päästa, et see seab nii-öelda ka sellele ekspertide hulgale väga suured nõudmised peale, et ühest küljest on vaja kaitsta riiki, teisest küljest on vaja nii-öelda kaitsta loodust ja lõpuks kõik ei saa, et ka see mõju tegelikult võtab hiljem aastaid või aastakümneid, et taastada, et see ekspertide hulk taas üles kasvatada, et uued inimesed, kes peale tulevad, selle nii-öelda kogemuse saavutaksid ja siinkohal tegelikult, mis on ääretult oluline, ongi see rahvusvaheline tugi, et kuidas siis nii-öelda see väljaspoolt siis see ekspertide tulv nii-öelda abiks tuua. Üldiselt inimesel on nii-öelda kõige suurem mõju läbi nende valikute, mis ta teeb. Et ühest küljest see on selline hästi lihtne, et mida sa tarbid ja veel täpsemini, mida sa saad tarbimata jätta, et oma nii-öelda jalajälge vähendada. Seal on üldiselt selline hästi lihtne loogika, et tarbi nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Iga inimese jaoks see tähendab väga erinevat asja, aga üldiselt tähendabki. Minu enda vaatest võib-olla sellest isegi olulisem on valikud, mida sa teed näiteks valimistel, milliseid poliitikuid sa valid ennast esindama ja mida rohkem valida neid poliitikuid, kes seisavad keskkonna eest ja peavad seda oluliseks, seda laiem ja suurem mõju.